Loomine 21. sajandil. Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. Mina olen teie saatejuht Karl Bo, Loomise tõendite muuseumi direktor ja asutaja Glen Rose'is Texases. Ma olen väga rõõmus, et te meid täna vaatate. Me oleme selles saadete seerias väga detailselt arutanud teaduslike uurimistööde ja katsete kõiki eksootilisi valdkondi. Ma olen alati rõõmus teile sellest rääkides ja rääkides, kuidas need sobituvad loomise mudelisse. Ma mõtlesin, et oleks hea pöörduda aluste juurde tagasi. Juhul, kui te ei ole mõnesid saateid saanud vaadata, ma annan teile põhjapaneva lihtsa loomise platvormi. Tänane saade on loomise alused. Ma räägin esiteks alustest ja siis annan teile loomise kindla aluse piibellikust ja teaduslikust vaatenurgast. Esimene punkt on see, et loomisel on seletus dinosauruste kohta. Mul oli see au leida ja juhatada suurte ja väikeste dinosauruste väljakaevamisi. Loomine annab dinosauruste kohta palju tõesema ja teadusliku seletuse võrreldes evolutsiooniteooriaga. Vaatamata sellele, et dinosaurused on põhiliseks mudeliks, mis demonstreerib maailma loomist Jumala poolt, arvavad evolutsionistid, et see ei olnud loomine, vaid eneseloomine. The evolutionists suggest there was a creation, but it was a self-creation. See protsess kestis kosmilises ajaloos 16 miljardit aastat. 4,6 kuni 4,8 miljardi aastat tagasi. Sellest kestis päikesesüsteemi ja maa moodustumine. Nad räägivad, et 230 miljonit aastat tagasi ilmusid esimesed dinosaurused ja nad lõid ise enda elukeskkonna ja arendasid välja oma võimalused. Inimesed kasutavad tihti sõna loomine, rääkides tegelikult evolutsioonist. Ma tahan, et te seda teaksite. Me räägime täna alustest. Kui keegi õpetab teooriat, siis ta peab määrama kindlaks teooria terminoloogia. Tõesed, piibellikud, teaduslikud ja kaasaegsed mudelid seletavad dinosauruseid palju paremini kui evolutsiooniteooria. Vastavalt evolutsiooniteooriale ilmus T-Rex umbes 65 miljonit aastat tagasi. Esimesed dinosaurused ilmusid umbes 230 miljonit aastat tagasi ja vastavalt sellele teooriale ilmus T-Rex umbes 65 miljonit aastat tagasi ja võrdlemisi lühikeseks ajaks. Tema eelkäija oli Allosaurus. Vastavalt loomisele elasid kõik need olendid samaaegselt. Evolutsiooniteoorias on suur probleem, millest neile ei meeldi rääkida. See, et T-Rexil ja teistel dinosaurustel oli suhteliselt väike rinnakorv, mis viitab väikesele kopsumahule. Ühe atmosfäärise rõhu juures ja evolutsionistid väidavad, et dinosaurused elasid sellistes tingimustes, ei oleks suurel T-Rexil jätkunud hapnikku kõikide oma keha sügavate kudede tarbeks. Vastavalt maailma loomisele Jumala poolt oli T-Rex süütu raibete jahtija, mil kõik olendid elasid täiuslikus kooskõlas algses loodud maailmas. Maa läbimõõt oli toona väiksem. See tähendas merepinnal palju suuremat molekulide vahelist külgetõmbejõudu. Kuna maa läbimõõt oli väiksem, tähendas see 2 atmosfäärist rõhku ja T-Rexil jätkus hapnikku oma kehakudede toitmiseks. Mõistmaks maailma loomise aluseid, me peame mõistma erinevust loomise ja evolutsiooni vahel.
Vastavalt evolutsiooniteooriale toimus ligikaudu 16 miljardit aastat tagasi suur pauk. Sellest paugust moodustusid galaktikad ja lõppeks suurepärased eluvormid, mis leiduvad planeedil Maa. See on vastuolus iga teadusliku uurimistööga ja teaduslike tõdedega. Vaatamata sellele on see teooria enamuse maailma teadlaste poolt tunnustatud. Kosmost uurivad teadlased tunnistavad teaduslik-tehnilistes ajakirjades, et füüsika vaatenurgast on evolutsiooniteooria poolt öeldu kummaline nähtus. Peale selle ei ole mitte mingisuguseid tõendeid, et see kunagi toimus. Praegu toimivad füüsikaseadused on täiesti vastuolus sellega, mis toimus algses maailmas evolutsiooniteooria stsenaariumi järgi. Ma tahan, et te seda mõistaksite. See ei ole vaid oletus ega mõtteviis, mis välistab looja ja välistab kaasaegse universumi ja planeedi Maa päritolu. On veel üks vastuolu. Vastavalt evolutsiooniteooriale ei ole meil mingit lootust. Ma illustreerin seda. Vastavalt evolutsiooniteooriale tekkis kõik kosmoses suurest paugust, kusagil 16 miljardit aastat tagasi. Selle suure paugu rusud koondusid Orioni käeks ja linnutee galaktikaks. Seejärel moodustus meie päikesesüsteem koos päikese ja algselt 10 planeediga. Planeedil Maa olid sobivad tingimused selleks, et valgus saaks muutuda algseks bakterivormiks. See bakterivorm ilmus umbes 3,5 miljardit aastat tagasi ja elu hakkas arenema vastavalt liikide tekkimise skeemile, kuni ilmusid väikesed mereloomakesed trilobiidid. Creatures tri-lobe, 3 chambers, trilobites in the seas, and then siis ilmusid amfiibid, roomajad, suured taimed kivisöe ajastul, paleossoikumis, mis läks üle mesossoikumiks, suurte dinosauruste ajastuks umbes 230 miljonit aastat tagasi, ilmusid dinosaurused, kes kadusid 64 miljonit aastat tagasi. See kõik tekkis Orioni käe piirkonda ilmunud rusudest linnutee galaktikas, mis moodustas meie päikesesüsteemi. Seega kõik need suurepärased eluvormid tekkisid kosmilisest prügist suure paugu rusudest. 6 miljonit aastat tagasi ilmusid inimese sarnased ahvid. 3 miljonit aastat tagasi ilmus esialgne inimene ja lõpuks moodustus universum, mis teadvustas oma olemasolu Charles Darwini mõistuses. Kas te mõistate selle aluseks olevaid oletusi? See on oletus, et kõik suurepärased eluvormid, kaasa arvatud inimene, on tekkinud kosmoses toimunud paugurusudest või prügist. Evolutsiooni aluseks on kontseptsioon, et Jumalat ei ole vaja. Pole oluline, kas Jumal on või ei ole. Vastavalt nende oletusele ei olnud Jumalat vaja. Vastavalt nende teooriale ei tule moraalsed printsiibid elus üldse esile. Teil ei ole vaja anda aru kõrgemale Jumalale, seega anarhia või sotsialistlik anarhia on ainuke võimalus inimeste valitsemiseks. Las inimene aga teeb, mida tahab, hoidkem teda teatud riigi seaduste raamides, sest ta on vaid täiustunud ahv. Moraal ei ole nii oluline, südametunnistus ei ole oluline, see on vaid kosmilise prügi tükk. Evolutsiooniline käsitlus sisaldab ka järgmist. Me ei ole vaid mingid kosmoserusud, millel lihtsalt vedas, et nad sattusid sellesse kohta, vaid massi piisavuse teooria järgi, kui massi on piisavalt, siis see suurepärane universum hakkab end sissepoole kokku pakkima ja lõpuks kukub iseeneses kokku. Kõik sai alguse suurest paugust ja lõpeb suure purunemisega. Kui universumis ei ole piisavalt massi, siis kõik need imeväärsed galaktikad hakkavad üha edasi laienema, üksteisest eemalduma, kuni soojus ja energia lõpeb ja universum hukkub ülejahtumise tõttu, sureb termilisse surma.
Seda nimetatakse suureks jäätumiseks. Kui mateerias on tasakaalu, kui me ei purune ega kuku eneses kokku, kui me ka ei hakka laienema ega üha tähtedest ja galaktikatest kaugenema, siis vastavalt teisele termodünaamika seadusele, mis väidab, et me kaotame pidevalt energiat ja soojust ning kõik selles maailmas läheb järk-järgult laiali, tähendab see ikkagi seda, et universum lõpuks kustub nagu küünal. Me kas kukume iseeneses kokku, laieneme suure jäätumiseni või kustume nagu küünal. Pole oluline, milline variant saab meile osaks. Evolutsiooniteooria järgi ei ole mingit tulevikku ega lootust. Tagasi maailma loomise aluste juurde. Maa oli loodud täiuslikult ja loodud ka igavese elu jaoks. Inimene on loodud igavese elu jaoks. Uputuseelsetes tingimustes võisid inimese aju võimalused kesta igavesti. Lubage ma kordan neid uurimusi, see väärib tähelepanu, kui me räägime alustest, enestest. Inimese mõistus on oma ehituselt kogu ülejäänud füüsilisest universumist palju keerukam. Lubage ma kordan seda. Üks inimese aju on palju keerukama ehitusega mehhanism kui kogu universumi ehitus ja koostis, kaasa arvatud kõik pluss-miinus 225 miljardit galaktikat, igaühes neist 500 miljardit tähte. See on lihtsalt uskumatu. Vastavalt evolutsiooniteooriale on aju pidevate evolutsiooniprotsesside tulemus panteistlikus universumis, millel on mingi potentsiaal. Lõppeks on inimmõistus oma olemasolu teadvustanud universum. See on vastuolus kõigega ja maailma loomise mudeliga. Ma annan teile mõne minuti pärast hämmastavat infot. Praegu ka puhake veidi. Kirjutage üles meie aadress, mis on ekraanil. Kirjutage meile Live TV-sse. Muidu me ei tea, kas te ka meie saateid vaatate ja kas need meeldivad teile. Me tahame teada, kas te vaatate ja kas tasub saateid edasi näidata ja uusi juurde teha. Kirjutage meile, et teile need saated meeldivad ja te tahate nende jätkumist. Kirjutage aadressil loomine 21. sajandil, Live TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. Või minge meie kodulehele www.livetv.ee. Läheme tagasi inimese mõistuse juurde. Lähtudes maailma loomise alustest, me näeme, et universum ei saa inimese mõistust luua. Isegi kui organiseerida kogu universumi informatsiooni, ei saa allikas ise luua midagi endast palju keerukamat ja peenekoelisimat. Vastavalt maailma loomise mudelile oli inimene loodud Jumala kuju järgi, et valitseda füüsilise maailma üle, mida ta asustab. Maailm oli imetlusväärne ja on seda ka praegu. Tagasi inimese mõistuse juurde. Te võtate oma mõistusega igal elusekundil vastu, töötlete ja annate edasi üle 100 miljoni signaali. Kui te saaksite igal oma elusekundil teada midagi uut ja võrdleksite seda sellega, mida te juba teate, töödeldes seda, kuluks kõikide aju võimaluste ärakasutamiseks 3 miljonit aastat. Kui me mõtleme 24 tunni jooksul vaid 10 000 mõtet, mis on 1/4 teie potentsiaalist, kui me korrutame selle 3/4, saame 12 miljonit aastat, mille jooksul teie aju võib praktiliselt eksisteerida. Loomine annab veel ühe vastuse, sest see ei ole ajalik ega ilmalik. Te kaotasite enne sündimist pooled oma ajurakkudest, sest praeguse ühe atmosfäärise rõhu juures ei saa ema anda areneva lapse kehale küllaldaselt hapnikku.
Sellepärast, kui ajurakk sünnib, sureb ta hapnikupuudusel 4–6 minuti jooksul. Enne sündimist oli teil 200 miljardit ajurakku. Uputuseelsetes tingimustes oli rohkem hapnikku ja atmosfääri rõhk oli suurem. Nendes tingimustes läbi viidud teaduslikud uurimistööd on näidanud, et loomise tingimustes oleksid kõik teie 200 miljardit ajurakku alles jäänud. Mitte 100 miljardit, mis on alles jäänud praegu. Korrutage see ajaga ja faktiga, et iga ajurakk omab keskmiselt 50 000 närvilõpet teiste ajurakkudega. Kui seda kõike korrutada, siis omab inimese aju geneetilist potentsiaali teada saada igal sekundil midagi uut, sobitades seda sellega, mida ta juba teab. Nende tingimuste juures oma aju potentsiaali töötada 10 miljardit kvadriljonit aastat. See on miljard korda kauem universumi tähtede pikast elueast, millest räägivad evolutsionistid. Meil on veel paremat infot. Neurofüüsikud on kindlaks teinud, et me salvestame infot nii raku kui molekulaarsel, aatomi ja elementaarosakeste tasandil. See tähendab, et meie aju on loodud, et elada igavesti. Jumal taastab selle planeedi tulevikus. See planeet on lubatud juutidele. Peale 1000 aastast Kristuse valitsust, kes on looja, peale seda Jumal taasloob maa ja annab selle juutidele. Juudid on need meie seast, kes on Abrahami vaimsest seemnest, kes tunnevad Jumal loojat. Iga seda saadet vaatav inimene võib tunda loojat isiklikult. Kes on Jeesus Kristus? Kõik on loodud tema läbi ja tema jaoks. Ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu ja elu oli inimeste valgus. Sellest räägitakse teiste sõnadega Ilmutuse 4:11. Sina, meie issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi. Kõik on loodud ja ka teie olite loodud kõigeväelise Jumala kuju järgi 3 ühes olendina. Jumal on kolmainus ja Jumal on üks. Isa Jumala täius väljendus Jeesuses Kristuses, kui ta elas meie keskel. Ka teie olete kolmainus olend. Te olete ihu, hing ja vaim, kes võib suhelda kõikvõimsa Jumalaga. Ma soovin, et te leiaksite rahu Jumalaga, öeldes selle lihtsa palve. Jumal, ma tean, et ma olen patune. Kuid ma tean, et sa väljendasid end Jeesuses Kristuses. Ma tahan, et ta oleks minu südames. Issand Jeesus, tule ja ela minus, päästa mind igaveseks ajaks. Looja elab ja ta tuleb teie sisse. Ta saab koos teiega elama. Ma kutsun teid üles uskuma oma loojat. Me oleme teostanud meie loomise tõendite muuseumis rida uurimistöid. Ta teeb kõik õigesti. Kõiges loodus on tasakaal. Jeesus ütles, et me võime Jeesuse Kristuse sõnu usaldada. Markuse 10:6. Loomise alguses ja mitte 16 miljardi aasta eest peale mingit suurt pauku. See ei olnud üldsegi pauk, vaid Jumala sõna. Ja Jumal ütles, saagu valgus. See ei toimunud 16 miljardit aastat tagasi, vaid mõned tuhanded aastat tagasi. Kuidas me teame, et see oli kõigest mõned tuhanded aastat tagasi? Jeesus ütles, loomise alguses. Loomise esimesel nädalal lõi Jumal Aadama ja Eeva ning pani aluse nende kodule. Kuidas me teame, et see oli mõned tuhanded aastat tagasi? Alguses oli maa ümber elektromagnetväli. Elektromagnetväli on siiani olemas, aga praegu on see väli muutunud. Välja alalhoide mehhanism läks uputuse ajal rivist välja. Loomise peamine mõiste on see, et ülemaailmne uputus leidis aset.
Elektromagnetvälja alalhoidev mehhanism läks uputuse ajal rivist välja. Selle välja energia väheneb. Professor Thomas Barnes Texase osariigi El Paso ülikoolist oli füüsikateaduskonna dekaan ja ta on jätkanud detailseid uuringuid, mida alustas Karl Gauss Saksamaalt umbes 160 aastat tagasi. Karl Gauss tegi kindlaks, et maa magnetväljal oli teatud moment, välja tugevuse tase. Ta viis läbi vaatlusi selle kohta, et see väheneb. Professor Thomas Barnes jätkas vaatlusi ja arvutas välja, et maa elektromagnetvälja tugevus kahaneb etteantud eksponentsiaalse kiirusega. Iga 1200 kuni 1400 aasta jooksul kahaneb välja energia poole võrra. See tähendab, et 1400 aastat tagasi oli see väli 2 korda tänasest tugevam. 1400 aastat enne seda oli väli 4 korda tugevam ja nii edasi. Kui minna tagasi 10 000 aastat, siis te satute väga tõsise probleemi otsa. Kui see väli on kahanenud sarnase kiiruse ja järjepidevusega, nagu ta kahaneb praegu, siis on see väli väiksem kui 10 000 aastat tagasi. Ja 10 000 aastat tagasi oleks olnud nii tugev, et organismide jaoks vajalikud molekulid ei oleks saanud koos püsida. Kui minna tagasi 15 000 aastat tagasi, siis oleks sellel väljal magnettähe energia ja eluvormidele vajalikud aatomid ei oleks saanud püsida koos. Seega maa ei ole nii vana, ei 10 ega 15 000 aastat. Evolutsiooni arenguskeemi järgi on 10 või 15 000 aastat vaid tilk meres. Tegelikult ei ole olnud nii pikki ajaperioode. Kõik on toimunud üsna hiljuti. See on üks põhimõistetest. Veel üks loomise põhimõiste on selle reaalsus. See on reaalne. See toimus 6 tegeliku päeva jooksul. Ja nagu piiblis on öeldud, hingas Jumal 7. päeval. Ta hingas mitte väsimusest, vaid sellepärast, et ta lõpetas töö. Jumal ütles, et ta lõpetas töö. See oli kiire loomine. See oli nii hiljutine kui ka kiire loomine. Kuidas me seda teame? Uurime graniiti. Maailmamainega teadlane Dr. Robert Gentry on uurinud graniiti. Ta alustas oma uurimistöödega, kui ta oli rahvusliku laboratooriumi liige Oak Ridge'is, Tennessee's. See on maailmaklassi füüsikalabor. Professor Robert Gentry uuris graniiti. Ta kontrollis ligikaudu 200 000 graniidinäidist kogu maailmast kõikidelt tasanditelt. Ja ta leidis kõikides näidistes ühe ja sama asja. Robert Gentry leidis selles graniidis väikeseid ringe. Need ringid ilmuvad ja on jäänud radioaktiivsete ainete lagunemise tagajärjel. Radioaktiivsed ained jätavad lagunemisel ringe. Nad on väga selged. Need on uraaniringid. Nad on nii selged ja erilised, et saab määrata uraani isotoope. Kuid teda hämmastasid kõige enam väikesed ringid, mis jäid järele polooniumi lagunemisest. Siin on poloonium 210, poloonium 214 ja poloonium 218. Tähtis on teada, et kõik radioaktiivsed ained kaotavad peale 7 poolestusaega kogu aine radioaktiivsuse. Ma kordan seda. Peale 7 poolestusperioodi kaob kogu aine radioaktiivsus. Uraan näiteks. Teatud uraani tüüpide jaoks on vaja poole oma massi kaotamiseks 4 miljardit aastat. See ei tähenda, et ta eksisteerib 4,5 miljardit aastat. See tähendab seda, et ta võib laguneda mitme miljardi aasta jooksul. Radioaktiivne lagunemine võib kesta kaua. Kui toimub lagunemine, siis elementaarosakesed ja nende kombinatsioonid muutuvad.
See toodab samuti soojust, kui asub tasakaalus ja kontrolli all. Kõige tähtsam on aga see. Professor Robert Gentry uuris polonium-210 isoleeritud kontekstis. Ta uuris seda isoleeritud keskkonnas ilma algse elemendi kaastoimeta. Kuulake nüüd hoolega. Vastavalt evolutsiooniteooriale kulus graniidi moodustumisele, milles on leitud ringe, 300 miljonit aastat. Fakt on aga, et polonium-210 poolestusaega mõõdetakse päevadega. Mõne päeva või nädalaga oleks kogu polonium-210 radioaktiivsus kadunud. Seepärast ei oleks olnud võimalik kiirgust mõõta. Kiirgust poleks lihtsalt olnud. Seega pidi see graniit moodustuma mõne nädalaga. Polonium-218 poolestusaeg on 3,5 minutit. 7 poolestusaega kestavad vähem kui 22 minutit. See tähendab seda, et graniit pidi olema loodud mõne minutiga, et ta saaks registreerida poloniumit 218. Veelgi enam, professor Gentry leidis seda kogu maailmas, kõigil tasanditel. Graniidis on polonium-214 lagunemisest jäänud ringid. Polonium-214 poolestusaeg on 0,000164 sekundit. See on 164 miljonit osakest sekundis. See on kiirem kui meie sõrmenips ja kogu polonium-214 on lagunenud. Kui piiblis on öeldud, et Jumal ütles, tulgu esile kuiv maa, siis kuiv maa tõepoolest tuli otsekohe esile. Kiiremini, kui me saame seda välja arvutada. Loomine toimus vastavalt Jumala sõna juhtimisele. Teaduslikud uuringud kinnitavad seda pidevalt, et see juhtimine oli tõene algusest peale. Kirjutage meile Live TV-sse. Loomine 21. sajandil, postkast 24552, Tallinn 13602 Eesti või minge meie kodulehele www.livetv.ee. Me täname teid kirjade eest. Paljud teist on juba kirjutanud. Jumal õnnistagu teid sellepärast, et te usute tõde ja hoiate kindlalt kinni tõest, et Jumal on kõik loonud. Saade on dubleeritud Live TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Live TV, postkast 24552, Tallinn 13602, Eesti. E-mail info@livetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Live TV'd juba täna.